Mis meie riigiga toimub? Lauaviin, lauaviin. Tere, vaatate saate kuulus TikTokis 60. osa. Aplaus palun mulle. Külas on meil Paltsike, kellel on jälgijaid, kellel saab neil päevil 10 000 jälgijat täis. Varsti. Ja ka on sinu sisu saanud ligi 500 000 meeldimist. See on päris äge ju. Kas sa uskusid alustada seda, et sa jõuad selliste numbriteni? Ei, ma ei arvanud üldse. Ma lihtsalt postitasin selle pärast, et mulle tundus, et midagi nagu on. See on lahe teha. Seda on nagu tore teha. Aga ma ei arvanud, et ma sellega nagu kuskile jõudma peaksin. Mis tähendab Paltsike? Perekonnanimi. Perekonnanimi on Palts. Ei olegi mingit haaravat nimelugu seal taga? Ei, lihtsalt sõbrad kutsusid Paltsikeseks kunagi. Vaatasin su TikToki ja üks jälgija kirjutab, et ta on kurb, et sa pole õde, sest ta laavib su vaibi. Ja ka kiidetakse sinu ausust, otsekohesust ja mõni nimetab sind lausa oma spirit animaliks. See põhiline vist, mis ma saan, on spirit animal, jah. Millise tiitli sa nendest kõige parema meelega vastu võtad? Kas vanem õde, spirit animal? Pigem spirit animal, sest vanem õde, ma ei tea, kas ma olen nagu siuke... ma olen oma väiksega küll siuke tore ja kogu aeg mängin temaga ja möll on, kui ma teda näen, et ma näen teda harva, ta elab kaugel. Aga spirit animal rohkem sellepärast, et ma ei tahaks, et keegi... Ma ei ole nagu see eeskuju, vaata. Ma ei ole väga nagu puhta suuga inimene nii-öelda. Mul tuleb nii, kui tuleb, lihtsalt otse. Ma ise ka ei mõtle, lihtsalt sõnad tulevad, vaata. Ühesõnaga päris elus oled sa rõõmuga mõele vanem õde, aga TikTokis oled sa pigem hingeloom. Räägime nüüd eesti keeles. Mulle ei meeldi, et sa suu lahti teed. Et sa ikka teed. So, get your stupid ass away from me. Mingitest tonglishit siin ei ole täna. Kindlasti tuleb. Kirjelda palun, milline sinu lapsepõlv oli? See on otseses mõttes. Sa oled öelnud ikka Estonglishis TikTokis, et sul oli humble beginning. Jaa, mul oli väga humble beginning, ehk siis mul ei olnud... mul oli mingil määral tore lapsepõlv selles mõttes. Ma sain teha, mida ma tahtsin. Mul oli mingil määral vaba kasvatus, aga kuna mul vanemad ikkagi tahtsid, et ma mingi keel kodus oleks, küll ma lasin neid üle vahepeal, aga ma ikkagi jõudsin mingitel päevadel õigel ajal koju ja mul olid mingid tähtsad asjad, mis mu vanemad tahtsid, et ma kogu aeg ära teeksin, aga mul ei olnud nagu siukest nagu safe space'i, ehk siis nagu siukest turvalist kohta enda jaoks alati, mille pärast ma siis nagu viibisin alati rohkem väljas. Miks see oli nii? Mu isa on alkohoolik, siiamaani, aga mu ema on see, kes mind on läbi elu kasvatanud ja üleval hoidnud ja tõesti nagu thanks mom, vaata. Kui sa vaatad oma lapsepõlvele tagasi, siis mis on need asjad, mis olid vaatamata kõigele sellised toredad hetked? Need oli väga palju tegelikult selles mõttes, et toredad hetked. Ma arvan, et me käisime jaanipäeval iga aasta Hageris. Ma olen Kohilast pärit ja me alati kiikusime seal ja tollel ajal mu paps oli in and out, nagu ta põhimõtteliselt jõi ei joonud ja alati oli tore temaga nagu aega koos võtta ja ta alati lükkas seal külakiige peal meile hoogu sisse ja värki. Tegi neid õllekasti hoidmise neid challenge'id või mis nad on, et saaks selle õllekasti endale ja värki. Kindlasti on väga palju ägedaid hetki, me oleme igal pool käinud. Asju, mida ma kindlasti nagu väga ei mäleta niimoodi, aga me oleme käinud ja teinud ja mingitel juurukümp on selline nagu 7 võistlus. Seal me käisime põhimõtteliselt iga aasta suure seltskonnaga nagu minu vanemad ja nende lapsed ja grillisime kogu aeg. Kogu aeg oli lõbus selles mõttes, et pigem oli nagu seda toredamat aega nagu väljaspool väga palju, aga lihtsalt kodus olles oli see siuke keeruline ja siuke, kuidas ma ütlen, paks õhk. Isa oli siis mean drunk või? Mean drunk ja... ei pidanud Estonglishi rääkima ju, aga tuli! Sa nakatad mind ka Estonglishit rääkima. Aga see on nii automaatne, nii mugav on. Nii mugav on neid asju niimoodi öelda. Eesti keelesed kõlavad vahepeal nii cringe'ilt. Jah.
aga mis olid kõige hirmsamad momendid võib-olla su lapsepõlves? Mul on naistepäevaga olnud selline väga, kuidas ma ütlen, mitte tore minevik. See oli kõige hullem minu arust, naistepäevad alati, sest et naistepäevad meenutasid mu isale, kuna ma elasin vahepeal ainult isaga koos ja ema elas nagu kaugemal, siis naistepäev meenutas talle mu ema, sest alati viis mu emale lilli. Ja siis ma olin ainukene naissoost isik, kes meenutas talle nagu mu ema ja ma olin nagu see nii-öelda see kannatanu nii-öelda selles, aga ega ma kunagi ei saanud mingit peksa või midagi sellist otseselt, vaata, juhtus igasuguseid asju, selles mõttes taldrikuid lendas ja mida iganes väänati käsi ja niimoodi, aga mind ta ei löönud selles mõttes. Aga ta tekitas ikka korralikult traumat mulle, lõhkus mu ees mingi suur süke kapp, lõhkus selle kätte jalgadega pooleks, räuskas, tahtis mulle pastakat kätte lüüa, viis mind käevangus konkreetselt. Paps, kui sa näed seda, mul on pohhui, ausalt öeldes. Viis mind poodi käevangus, ma nutsin, ütles vali lilled, vali kartulisalat või mida iganes sa tahad ja nii kui ta maksma hakkas, ma panin jooksu. Uus oli ju külm tollel ajal. Mul ei olnud ei telefoni, ei mingit SIM-kaarti, ei võtmeid, ei mitte midagi. Lihtsalt riidest tossud, jope ja jooksu. Ja siis rongijaamas ma sain, tollel ajal ma olin alakas, aga muidugi ma tegin suitsu, eks ju. Sain tuttavate käest, sain seal 2 suitsu ja üks andis oma telefoni mulle, et kui midagi on, et ma helistan talle, ta tuleb kohe tagasi. Ja siis helistasin oma emale, rääkisin oma loo ära ja läksin Tallinnasse lihtsalt. Ema ja isa siis elasid eraldi toona või? Ammu juba vist, jah. Tollel ajal ikka ammu juba, jah. Aga jah, et see... Ma ei teagi nagu, kas ta liigitub siis mingi... Kas ta ongi lihtsalt mean drunk, sest et ta on tegelikult, nagu ta on kaine, ta on täiega lahe inimene. Ta on mega äge inimene, ta on... Ma sain temalt kõige paremad asjad. Huumorisoone. Ja selle, et ma ei võta juurde. 2 kõige paremat asja. Ja lokid sain ka temalt. Tõsi. Nii et... Kas sa praeguseks oled oma isale andestanud? Jaa. Saate hästi läbi? Ma ei suhtle temaga. Kui ma näen teda, siis ma ikka räägin temaga, kui ta nagu adekvaatne on, sest et ma aastaid juba ei viitsi, kui ta helistab mulle hommikul kell 8, räägib mulle mingit ma ei tea, Madrid võitis mingi jalgpalli matši, mingi lõugab seal mingi jumala õnnes omadega. Ma on nagu, kell on 8 hommikul, ma pean tööle minema. Mida sa tahad? Ühesõnaga, sul oli väga keeruline tegelikult lapsepõlv. Pigem oli, aga ma ei ütleks, et see nagu kuidagi... Ma ei tea, eks ta kindlasti muutis mind, aga ma ei ütleks, et see nagu haavas mind mingil ajal, jah, see tõesti haavas mind, aga see pigem andis täiega juurde mulle. Ma nagu tunnen nüüd, kuidas ma ütlen, ma nagu saan nüüd inimestest paremini aru. Eks ma mõistan teda ka selles mõttes, tal ei olnud ka kõige toredam lapsepõlv, vaata. Noh, aga see ei anna talle õigust neid asju teha. Kas see ongi siis selline generatsiooniline muster? Ja, see ongi generatsioon. Kuidas sina sealt välja murrad? Ma olen juba väljas. Kuidas sa said sealt välja murda? Ma nägin asju, mida ma ei tahtnud näha ja mis ma kunagi ei tahtnud olla. Ja siis ma ei läinud seda rada pidi, ma keerasin teistpidi ennast. Ma lihtsalt läksin sinna poole, kuhu ma tahtsin minna. Ma ei ole alkohoolik ja mulle meeldib vahepeal peal käia, aga see ei tähenda, et ma ennast täis tõmban. Ma ei ole mean drunk. Kui ma tunnen, et ma olen miini, siis ma lihtsalt joon vett ja ma lähen koju joongi kõik. Mul ei ole õnneks probleeme mingite alkoholide asjadega. Kunagi lapsena, lapsemaana nii-öelda, mul oli probleeme tõesti, aga nüüd mul ei ole enam. Sest ma tunnen oma piire ja ma saan aru, et mul on see on libe tee lihtsalt. Millist nõu sa annaksid noortele, kellel on samasugused probleemid, et peres siis üks vanem on joodik, et kuidas hakkama saada ja kuidas mitte ise samamoodi lõpetada? Mina ei... Nõu anda on nagu keeruline, sest iga olukord on erinev. Mina üritasin oma isa aastaid muuta. Ma lasin neid pudeleid seal kraanikausist alla ja kõike muud, vaata, et ma ikka proovisin meeletult kaua. Ma nagu olin a parent to my dad põhimõtteliselt. Ma üritasin teda paika panna, küll talle pandi ampull, küll ta ikka jõi sellega ja mida kõike veel, et nagu nõu anda, kuidas ise pigem toime tulla, külma närvi täiega ja paksu nahka. Ja nii, kui sa saad kodust välja kolida, tõmba lihtsalt mine ja mine ja ära vaata tagasi, kui sul on piisavalt palju nagu
kogunenud juba siia, millega sa ei suuda toime tulla. Ma ei suutnud koolis käia isegi. Sest mul ei olnud elektrit, ei vett kodus. Ma pidin midagi tegema selleks, et ma saaksin raha kuskilt, et süüa ja värki. Et kui sul on tõesti vaja siukseid asju teha, siis sa pead lihtsalt neid tegema. Desperate times call for desperate measures, eks ole. Aga jah, pigem saa välja ja mine nii kaugele, kui saad. Kui sa näed, et see on täiesti nagu, mul ei tule eesti keeles praegu ka hopeless. Lihtsalt. Kas sul siis koolitee jäigi pooleli või võtsid tagasi ennast sinna rajale? Ma lõpetasin 9 klassi. Ma läksin muidugi hiljem ka kooli, aga ma ei lõpetanud neid. Ma käisin 2 korda 10. Sest ma pidin tööl käima samal ajal ja ma ei suutnud. Mul oli liiga palju lihtsalt korraga. Jah, mul on 9 klassi, ma jäin, see ei ole mingi proud moment praegu, ma mingi jagan teile oma pere saladusi siin, eks ole. Ma jäin istuma 9. sest ma ei saanud koolis käia. Mul oli vaja kuskilt leivaraha teenida konkreetselt. Keegi ei saanud aru, kõik olid pahased mu peale, aga mul oli ainult sallitanud sai ja paki makaronid. Kus sa siis elasid? Ikkagi ma isaga. Mul ei olnud Kui vanalt sa ära said sealt? Ma kolisin mu emal ja onul on nagu korter koos ja ma kolisin sinna pärast. Ma elasin varem ka seal, aga kuna ema kolis ära, siis ta tahtis, et ma isaga koos elaksin. Miks? Sellepärast, et isa on mu vanem. Miks sa emaga ei saanud kaasa minna? Ma läksin hiljem, aga ma tulin ära sealt, sest mulle seal ka ei läinud. Seal ei läinud ka. Ei sobitunud üldse nagu kuhugi? Ei sobitunud. Oli vaja oma rajale minna? Mul pigem pidin oma ette ikkagi nagu hakkama saama. Ma elasin mõnda aega oma onuga koos ja siis mingi moment ma kolisin Tallinnasse. Ja sealt, siin ma olen juba, ma ei tea, mitu aastat. Ja nüüd sa oled TikToker, vabameelne, avameelne, jagad oma asju, varsti hakkad saama influencer diile. Võiks ju. Juveele, kulda, kõike. See kulda võib, juveele, mul savi sellest. See, et sa ütlesid välja TikToker, vaata, ma tegin mingi aeg mingi video, kus oligi, et ärge kutsuge mind selleks TikTokeriks, ma olen shitposter. Shitposter, selge. Nüüd alates... Ma lihtsalt teen fun videosid. Ma otseselt, ma teen TikToki platvormil neid videosid, which makes me a TikToker, eks ju. Aga ma ei nimetaks ennast mingi kuulsaks või TikTokeriks või kellegiks. Ma lihtsalt... No sa oled enda külge kleepinud 10 000 inimest sisuliselt, nii et tegemist on ikkagi saatega kuulus TikTokis. Ja siit ma küsin, et sa oled nii seesmiselt muutunud. Sa oled kasvanud tugevaks naiseks kui ka välimuselt. Ma vist olin mingi 14 või midagi sellist, kus ma sain aru, et mitte kellegi teise arvamus ei peaks mind kottima. Tegelikult. Sest et ma käisin riides, ma olin väike punkar. Ma olin täiega punkar. Ma tegin selle Needi Hirvepargis 13-aastaselt ja ostsin kanüüli ja lasin mingil purjus tüdrukul endal lihtsalt... Siiani hea ju. Muidugi. Ei mädane ega midagi. Ema oli mingi, see on faas. Ma mingi, see ei ole faas. Vaata, oota lihtsalt. Aga väga ammu. Ma olin räige punkar, mul oli mingi süsimustad lainerid, pikad mustad juuksed, tanksaapad, pluss 30 kraadiga, nahktagid, värgid, särgid. Et mind nagu pole kunagi otseselt nagu kottinud, mis inimesed minust arvavad. Ja minu riietusest või kuidas ma ennast meigin või niimoodi, et ma ikka panen puid neile, kui nad midagi mölisevad. See on siuke tavaline, siuke eluline värk. Aga ma ei tea, see on nagu, see on loogiline, et sind tegelikult ei peaks kottima. Make sense to me. YouTuber Andrei Sevakin on öelnud, et ta ei usalda inimesi, kes ei ropenda. Kas sa vaibid selle lausaga? Ja, ma ei usalda absoluutselt inimesi, kes ei ropenda. Miks? Te peidate midagi. Ära minu otsa vaatama, ropendan nagu väike põrsas. Nagu sina üksinda, vaid... Praegu oli teie, siis ma mingi alusetad süüdistad. Ei, üldises mõttes, et need inimesed peidavad midagi, nad maskeerivad. Okei, võib-olla osadel on head vanemad, kes on õpetanud neid niimoodi, et see ei ole nagu kõige parem viis, kuidas läheneda millelegi, aga mulle meeldivad inimesed, kes ropendavad. Ma ei tea, miks. Ma ei oska nagu... Mul lapsepõlv ja kõik asjad ja see on nagu, kuidas ma ütlen, inimesed on nii ausad, kui nad ropendavad.
no TikTokis sa paned ka ikka seal, mida sülg suhu toob, on ju. Ja palju estonglish'it. Räägime nüüd selle estonglish'i lahti. Sa ütlesid TikTokis sõnapaari ebavajalik sitt asemel isegi unnecessary shit ja teema asemel topic ja nagu okei, ma saan aru, mingid asjad ei kõla eesti keeles, on ju. Aga unnecessary shit, nagu miks sa selle inglise keelde pead panema? Because it's unnecessary shit. Ei tea. Vaata, kuna ma olen üles kasvanud, ma ei ole kunagi olnud Eesti muusika fänn. Sorry, not sorry. I am nagu, ma lihtsalt mingid laulud, okei, Suur papa kunagi läks mega peale ja värgid-särgid, aga ma ei ole kunagi Eesti muusika fänn olnud ja ma ei kuula ka praegu. Ja ma ei vaata Eesti televisiooni. Mul ei ole in fact isegi telekat. Ma ei vaata neid sarju. Ainuke asi, mida ma vaatangi Reise Vaakinit YouTube'ist, kui ma vaatan, eks ju. Et Eesti asjadest ma mõtlen. Aga et midagi muud ma nagu midagi köida mind. Sa vaatad siis välismaist contenti rohkem? Kõik on ka suusa, briti. Ja, kõik on ka suusa, briti. Kas sealt oledki sa oma nii hea inglise keele häälduse ja kõik saanud? Tõesti küll, jah. Ma oskasin väiksena saksa keelt. Kuna mul on vanaisa oli sakslane ja vanaema oli venelane, siis mul oli nagu midagi veel kodust kaasas selles mõttes. Mul läks saksa keel inglise keelega sassi, nii et nüüd nagu ma kuulen seda saksa keelt ja ma saan aru. Ma ei oska mitte midagi sulle vastu rääkida. Vanaisa siis rääkiski sinuga saksa keeles? Vanaisa rääkis saksa keeles ja vanaema üritas vene keeles, aga ma olin vene keeles nii tumba ja siiamaani olen. Ma saan aru, aga... Tumba sõna on ka vist vene keele juurtega, nii et... Jaa, ma tean. Mul on kõik need väiksed nagu ütlused küljes selles mõttes vene keelest, aga ega ma seda rääkida nagu ei oska. Kui sa mulle vene keeles räägid ja mina sulle eesti keeles vastu räägin, siis ma käte jalgadega teen selgeks enam vähem. Ühesõnaga keelevaist on sul päris kenake. Kas nüüd eesti keele entusiastid peaksidki acceptima, et nüüd noored niimoodi tolkivad või? Põmpsnaag nagu võiks vaata. Et ma ei tea. Mis sa ütled suurtele kirjanikele ja Leelo Tunglale? Jutke järgi. Keel muutub. Okei, ja inglise keelt segada selles mõttes ei ole nagu nunnu või nii, aga ma ei näe selles probleemi. Sa ju saad aru, et ma suudan eesti keeles ka rääkida. Praegu nagu näen, jah. Ma valin. Küll ma imestan, et miks sa ei tee rahvusvahelist sisu siis kohe inglise keeles. Miks sa seda eesti keelt sinna siis üldse topid enam? Sest et eestiga ma saan algusplatvormi. Ma have big plans for the world. Kas sul on big plan on see, et sa hakkad rahvusvaheliseks sisuloojaks? Ma teen vahepeal ikka vaata ingliskeelset sisu ka selles mõttes. Ma ei räägi inglise keeles terve aeg, aga ma postitan näiteks mingi kirjaga mingi blablabla sinna, mis on inglise keeles ja need on tavaliselt liikud päris hästi. Räägi sellest ka, su süda on vist võetud. Ma lugesin kommentaariumist väikest kossi TikTokis. Väike hot koss, mimmu kõmu. Mimmu kõmu mulle räägi, kus sa leidsid armastuse, kas mere pealt? Ei. Me teame üksteist tegelikult väga ammusest ajast, kuskil 14-15, aga me olime nagu ühes seltskonnas, aga me ei suhelnud kunagi niimoodi. Ja kuna minu sõbrad siis vahest meeldib väljas käia, siis ta võeti vahest kaasa, vaatan. Ta on ju sõprade sõber selles mõttes. Ja me jäime rääkima ja kuidagi klappis ja siis me käisime teidil ja nüüd me oleme siin. Kuidas see sa teit oli? Täiega lahe, me käisime minigolfi mängimus ja siis me käisime pitsatsemas ja siis me käisime kinos ja siis me tegime veel midagi, mida ma ei mäleta ja siis me läksime veel minu juurde pärast ja meil oli üliäge. Täiega lahe oli. Kaua koos olete olnud nüüd? Nüüd on aasta. Palju õnne! Thank you! Kuule, aga viimaseks, mis on sinu järgmine samm? Sa mõtled elus või TikTokis? Üldse? Ma üritan siin... Mu kutt kinkis mulle tatoveerimismasina. Nii et ma pürgin praegu selle poole, et ma tahaksin sinna jõuda. See ongi mu järgmine samm. Aga TikTokis? I'm just me. Aga ma lihtsalt teen, mida mulle meeldib teha. Ma ei ole otseselt ongi mingit teist sammu või midagi. Ma lihtsalt midagi, mis tundub minu jaoks äge, seda ma teen. Ja mida nõutakse ka selles mõttes vahepeal.
aga jään siis ootama kutset sinu Paltsikese nimelisse tätoveerimissalongi. Aitäh, Keitli, sulle tulemast ja oma elu jagamast ja aitäh usalduse eest. Aitäh sulle!